Aga mis selle rinnapiimaga ikkagi on? Kuradi hästi maitseb. Täna on meie talisuplus saatesse tulnud staarmassöör ja vallalise kaunitari hõbemedal Kaspar Rooni. Tere tulemast! Tere! Ja mõtlesin, et kuna sa oled siuke kogenud supleja, siis teeks siukse chilli ja räägiks sauna juttu lihtsalt jäävees. Kuidas tunne on, et muidu sa käid päris tihti siis oma kodurõdul väikses siukses jääbasseinikeses, aga kuidas meri on? Meri on ikka karmim, sellepärast juba, et siin on liikuv vesi ja väljas on külm. Sauna juttudes siis, et mis teeb ühest inimesest tõelise sõbra? Tõeline sõber on alati olemas, nii heas kui halvas. Kas sa tunned, et sa oled ise hea sõber? Jah, oma sõpradele kindlasti. Mis on muidu sinu elu suurim risk? Ma ütleks, et vallalise kaunitari saatesse minek oli tohutu risk ja ma kindlasti teeksin seda uuesti, teades, mida see kõike mulle andis. Enesekindlust, esinemishirm vähenes ja palju uusi sõpru, tuttavaid ja võimalusi. Aga mis on muidu sinu elu suurim madalseis olnud? Varem ma ei ole seda avalikkusega jaganud, aga see on seotud sõltuvustega. Ma olen olnud sõltuvuses ja sellest oli keeruline välja tulla, aga ma sain sellega hakkama ja tänaseks ma olen põhimõtteliselt sõltuvuste vaba, kui välja arvata nutisõltuvus. See on ka mul üks suurimaid siukseid struggleid. Nagu enamustel ilmselt. Aga mis selle rinnapiimaga ikkagi on? Kuradi hästi maitseb! Ei, tegelikult sportlikust huvist tahtsin lihtsalt teada, mis maitsega see on. Ja kuna ma seda nagunii tegin, siis ma mõtlesin, et miks mitte jagada seda oma jälgitega. Aga siis sa nagu teed seda tihti või kuidas? Ma olen seda 2 korda proovinud kokku. Aga see ei ole siis nagu siuke elustiil, et see on rohkem eksperiment. Just. Kuna ikkagi sauna jutud, tuleb rääkida naistest. Milline omadus sinu naise juures on sulle kõige olulisem? See, et ta jumaldab mind nii nagu mina teda. Kuidas see muidu talisuplus tunne on? Ma tean, et pärast enesetunne on super mõnus. Ja kuidas sul ajaliselt tunne on? Lähme välja. Davai. See on hullem kui bassein. Nagu näha, siis ma lõdisen tavaliselt, ma lõdisen. Ma tahaks südamele panna seda, et ärge olge laisad, ärge olge mugavad, tehke asju, mis vajavad eneseületust. See toob päeva lõpuks rahulolu ja heaolu tunde.